Tere hommikust. Täna selline taust ja ma proovin täna siis teha õiget pidi. õiget pidi, tagurpidi, vahet pole, mis pidi. Kõik pidid on õiged. Ja teate, meil on juba pikemat aega üks mure, millest ma olen teile vist enne ka rääkinud. See on küll selline, ma ei tea, kelle jaoks see on mure. Meie jaoks on. Ma näitan teile. Ma ei tea, kui hästi te näete, seal on üks valge täpikene. Siis ma proovin näidata siis siin selle koha juures, sauna juurest. Saunast paremat kätt näete, valge täpikene, üks luik. Ja elukaaslane lubas minna sinna saarele vaatama, kus on teine luik. Ta küll väitis, et eile õhtul oli 2 luika. Aga pikemat aega on üks. Vaat kes teab, millal on luikidel pesitsemise aeg. Ma pole uurinud chati käest. Muidu küll chatiga lobiseme siin aeg-ajalt, aga võt seda ma ei küsinud. Kuidagi tundub, et iga hilja peale jääb. Võt mille pärast muretsed siin. Et tegelikult väga palju ei muretse, aga ikkagi kuidagi harjunud. Kevadel olid kahekesi. Ikka ärevad ajad, vaata, mis sa teed. Õhus kõikidele see mõjub kuidagi. Vaadake, kui lahe taevas on. Hästi selline lahe. Ma tulen eest ära, siis te näete. Nagu mega. Mega. Meil oli eile lahe värk. Lahe värk siin, Rossi tuleb. Ja, tuleb lähemale, siis ma näitan. Mitte eile, isegi üleeile õhtu Rossit paitasin, ma võtan neil patsikesed alati ära ja siis ma silitan nende peasid. No kellel on ka jorgid või sellelaadsed koerad, et te teete patsikesi pähe, et kas te ka võtate õhtuks patsid ära ja siis masseerite neid. Et siis nad mõnnatavad niimoodi ja siis Rossi millegipärast ühele poolele ei andnud üldse pai teha. No siis ma mõtlesin, kas on puuk või midagi, vaatasin, midagi ei olnud ja siis järgmine hommik oli tal see üks pool oli paistes. Nüüd ta tuleb. Varsti ma näitan teile. Ja eile oli siis paistes nagu selline pisikene parmukene, mis ma oskan siin ikka ütelda. Aga meil oli tal hea ja selline nitsivo olla hommikus ei ilusti. Mõtlesin, et arsti juurde ikka ei lähe, et küll me siin hakkama saame. Siin ta on. Nüüd. Papud on märjad. Ja, aga täna on juba enam-vähem kõik on hästi. Võt siis mässavad siin mulla sees. Näe, Rossi. Nüüd. Naljakas oli. Vaata siis, kui võib-olla keegi hammustas mokast. Ja, aga teate, ega ma ei tulnudki siin väga selliseid asju rääkima. Ma käiks ikka natuke seda ka. Ma tean, et osad ootavad ilmsesti jutuajamist ja ma olen siin proovinud natuke lõdvemalt võtta mingi 4 päeva, 5 päeva, ma isegi ei tea mitu päeva. Tegelikult ma panin 2 nädalat endal puhkust ja see on tulnud omamoodi õnnestunud. No nüüd te näete luigekene seal. Aga ma ei ole eriti edukas olema lihtsalt. Aga see, mis ma panin tähele, no vot harjutasin kohe niimoodi, et ei tee kohe mitte midagi. Nii. Ja teate, kui mugav on minna tagasi mugavustsooni. No mis on mugavustsoon? Ma hakkasin tähele panema selliseid asju. Ja nagu ma olen teile rääkinud, ma ei ole mingi sarjade vaataja või selline teleka vaataja ja kõik muud asjad. Ja siis kuidagi nagu räigelt tahtsin teleka ees istuda õhtul, võtsin krõpsupaki, väntasin sisse, niimoodi mitte õhtut järjest. Ja siis mõtlen ka elukaaslane, et midagi on väga valesti. Aga mu sarjad on ka selline, soomlastel on praegu üks selline, ma ei tea, kas on praegu, siis ma vaatan Üle Areenast neid järgi siis selline, kas oli Sorjonen võib-olla või Sorjonen. No ühesõnaga selline, teate, ta kasutab sellist konstellatsiooni. Hästi huvitav oli. Minu meelest konstellatsiooni seal keldris. Aga minu elukaaslane ei saa nendest asjadest eriti aru. Tema vaatab kuhugi maani ja temale meeldivad sellised teistsugud, me oleme natuke selline nagu öö ja päev. Mul silmad punnis seda, kuidas ta neid asju lahendab ja siis ta on keset mingisugust asja seal ja siis ta vaatab siia sinna ja kujutab ette ja elab asju läbi ja selline hästi lahe. Aga see point siis on selles, et minu sellised argipäevad tavaliselt on siis sellised, kui ma üles hommiku ärkan. On see siis nüüd puhkepäev või tavaline päev, siis ma harin endas, mul on teatud kanalid, mida ma kuulan YouTube'is.
venekeelsed. Sinna mahub nii numeroloogilist kui astroloogilist ja siis ma vähemalt hommikul veedan oma sellist hommiku ärkamist siis mingisuguste kanalitega. Ja kui ma siia tulen jalutama, siis ma ei kuule mitte midagi, siis ma proovin lihtsalt olla. Just, et see on nii lahe. Näete, see luik lihtsalt on seal. Eile me toast vaatasime ka binokliga. Jaa, aga nii, kes on siis Facebooki grupis, siis sinna ma panin üles üks sündmus on tulemas, üks väga lahe sündmus. Mitte üks väga lahe, et ta nüüd, ma ei tea isegi, kuidas see kõik välja tuleb, igastahes ma olen väga erutatud. See on siis Tudulinnas täiesti minu kodukandis ja seal on nüüd selline kui Metsa Maria talu. Ma ütlen praegu valesti, aga minge sinna Facebooki numbrite keel, siis sealt läheb vestlusõhtu. 15 inimest saab siis sinna nagu füüsiliselt vestlusõhtule niinimetatud füüsiliselt tulla, et me mahume ära ilusti ja 6 nendest siis saavad jääda sinna öömajale. Ja öömaja siis on niimoodi, et me oleme nagu siis kambakesi seal, et nagu, issand jumal, kuidas seda nüüd öeldakse, nagu ühiselamus äkki või? No vaadake, selle link ka selle majutusasutuse kohta, siis te näete, kuidas seal kõik need asjad on. Ja vedame õhtul grillides, paneme mingi magnetofonist mingi hea mussi peale, kuuleme mussi taustaks ja räägime lihtsalt juttu. Et ma ei usu, et terve õhtu kõik läheb ainult numeroloogiliselt, ma arvan, et me läheme seal väga vaimseks ja igaüks räägib seda, mida teab ja oskab ja lihtsalt selline vabas vormis. Aga selline teistmoodi. Juba 2 öömajalist on juba broneerinud, suured tänud teile usalduse eest. Et kui teil on lisaküsimusi selle kohta, et mis seal siis ööbimisega ja muud asjad, seal on küll mul pandud mingi informatsioon, siis kirjutage. Kõige kiiremini saate vastuse sealt Messengerist. Vaat, see on üks asi. Siis see ütleb väga huvitav. Ja kaardipakkidest veel. Ma teen eraldi sellise ühe väikse video. Nüüd on ka minul olemas siis need sünnipäevade kohta 1-31 kaardid. Sain pakikese. Aitäh sulle, Maris. Ja kes siis soovib need kiiresti endale kätte saada, siis Eestis selle eest hoolt kannab siis Maris Romm-Fletcher. Ja ma mõtlen, mul ei ole meeles ta meiliadress, aga ma panen selle siia kirjeldustesse. Te saate need sealt. Ja siis nüüd on tegemisel siis ka laste oma. Laste oma tuleb analoogne sellele, mis on täiskasvanute kaardid siis. Nad on nii nunnud. Need on nii nunnud kaardid. Ma olen ise nii tohutult armunud nendesse. Sest vaadake, kui huvitav. Mis ma tahan ütelda? Elus ongi niimoodi, et sul on üks mõte või idee. Ja see idee tuli täielikult siis, kui me puhkasime elukaaslasega ja siis ma lihtsalt üks hommiku temaga magas kauem ja siis ma lihtsalt olin niinimetatud, mulle meeldib hästi niimoodi nagu vaikuses olla hommikuti mingisugune aeg ja siis tuli täiega idee, et aga appi, ma võiksin teha sellise asja ja siis hakkasin nikerdama ja mõtlema seda informatsiooni, kuidas seda kõike kokku panna ja ühest mõttest tuligi see kaardipakikene, ehk samamoodi kui kunagi, kes oli Einstein, ei ole, ma ei tea, kes ta on, kes elektripirni kunagi siis leiutas, see tuli ka ju kõik mõttest. See telefon, mis minu käes on, see sama asi, kõik asjad, mis on sõrmused, kõik asjad, need on ju kunagi tulnud kellegi mõttest. Vot, mõtle ka selle peale, kui palju sina usaldad oma mõtet. Ja vahest ma mäletan seda, et minagi kunagi imestasin, et appikene, kuidas inimesed neid asju nagu teevad ja kus see kõik alguse saab või ja julgus, kuidas nad julgavad neid asju teha. Teate, uskuge mind, mida rohkem te hakkate midagi tegema, seda nagu vingemaks läheb. Ja siis lõpuks on see, et sa nagu üldse mitte midagi nagu niinimetatud ei karda. Memm tuli välja. Jee! Issand, kui kiht. Ma olen memmele vastu. Ja, ehk siis mina julgustan küll teid üles selles suhtes tegema selliseid asju, mida te varem pole teinud, ehk siis suhelge kellegagi.
andke see oma idee edasi, seepärast et mina ju samamoodi, vaata, ei ole juhuseid. Maris tuli ka ju minu ellu kuidagi ja ta tuli läbi Rutt maal. Ma ei mäleta, kuidas me Rutt sinuga veel tuttavaks üldse saime. Üks asi vist teiseni, vaata. Ja nii ta ongi. Kõik inimesed, ma tahan näidata memme, kui ilusti on. Liisu, vaadake, tal on nii lahedad need kastepisarad nina otsas. Liisu! Ma ei tea, kui hästi te nägite, kui nii nunnu oli. Ja vaadake, Luik on meiega nii harjunud, ega ta ei lähe ka kuskile. Ma arvan, see on isa Luik. No võt, läks actioniks praegu. Memm tuli, kõigil on rõõmus. Jaa, et üks asi viib teiseni. Näiteks jaga ka sina siia oma lugu, kuidas sul on ühest asjast hakanud rulluma lahti mingisugune nagu väga suur asi. Ma ei oska seda paremini isegi küsida, aga nii need asjad lähevad, sest ega ma ka kunagi ei teadnud, et ma numeroloogiaga hakkan tegelema. Ja neid lugusid ma olen jaganud. Meil tuleb veel kusjuures nüüd nii huvitav podcast tuleb, issand, see oli septembris. Mairi Meremaa äkki või? Tead, anna andeks, kui ma su nime valesti ütlesin praegu. Mul on nende nimedega mingisugune kemüüse. Ja, aga siis tema hakkab küsitlema, siis õigemini ma siis lähen podcasti külaliseks. See video tuleb ka siia minu kanalile. Ja siis läheb tema kanalile. Vaat sellised asjad. Issa, ma jäin natuke mõtlikuks, mille pärast. Action tuli, memm tuli, pani asja paika praegu, nüüd ta läheb tuppa tagasi kaartidest. Jaa, kaardid on nii huvitavad. Laste kaardid on nüüd tegemisel. Materjal on mul kokku pandud, nüüd on disainimisel. Ja teate, veel on nii lahe asi, nii nagu ma ütlesin, et ma tahtsin kutsuda Rutt Pukman on, ma ei tea jälle, kas ma ütlesin õigesti, Rutt on igal juhul ta eesnimi. Tahtsin kutsuda teda siis kanalile, aga nüüd tuli niimoodi hoopis, et tema kutsus oma üritusele, mis siis toimub 30. oktoobril. Ma ei tea, kas info juba on kuskil üleval. Siis nüüd meil on laupäeval, see laupäev siis on kohtumine Tallinnas. Seal on mingi selline, ma ei teagi, kas ma üldse tohin seda rääkida. Ma ei tea, võib-olla ma juba rääkisin ka. Aga on selle sündmuse jaoks on siis ettevalmistused, ütleme siis niimoodi. Ja see peab hästi huvitav olema. Ja käejoonte lugemine on ka seal ma tean, et on tarokaardid, kõik muud asjad, hästi palju. See on põnev tuleb, ma arvan, kindlasti ma teen teile video siis peale seda kohtumist, et mis seal kõik nagu toimub. Ja seda tahtsin ütelda. Siis meil on tulemas, nüüd ma mõtlen, mis kuupäev see oli, 17. oktoober. Jaanika Art on siis, ma arvan, Instagrami leht. Oi kurja, kuidas ma keevitan oma ajusid kogu aeg, mida ma ütlema peaksin. Selles mitte ütlema peaksin, aga need nimed. Ja siis Jaanika korraldab nüüd sellise maalimise õhtu. Kohta ma ei mäleta. Tallinna all. Ja siis seal on niimoodi, et mina tulen sinna kohale. Selleks hästi kihvtid ruumid renditud. Ja info saate Jaanika Art lehe pealt ja see tuleb ka sinna meile igale poole ka numbrite keele kanalile, kui need asjad nüüd saavad nii kaugele. Nii, siis sellega seoses mul tuli meelde, et ma pidin mingi klipi tegema. Vot, nägite. Jaanikale siis pidin tegema klipi. Jaanika, kui sa kuuled seda ja nüüd tuli meelde. Täitsa läks meelest lahti. Vot selline ma olen. Ja siis 17. oktoober oli see, kui me temaga kokku saame. Õigemini siis teiega ka. Ma ei mäleta, palju sinna inimesi mahub. Ikka päris hästi mahub. Jaanika organiseerib siis maalimise poolt ja mina siis numeroloogilist poolt ja me veedame seal lõbusalt aega. See oli Tallinna külje all. Tallinnas äkki isegi. Miks ma tahan ütelda Nõmme mingisugune asi, aga ärge praegu sellele kinni jääge. Ja vaadake Jaanika Art lehte ja sealt võib-olla juba info jookseb kuskil. Vaadake, memm on seal, ma vaatan memme tihti peale. Ja näete numeroloogias selles suhtes, ega alati ei peagi sellest rääkima. Ega
teate, nende kaardipakkidega on ikka nii lahe lugu. Näiteks, kus seda kaardipakki kasutada saab? Näete, ma hüppan. Nad on nii ilusad roosad, need on nii hea materjal. Ma olen üldse ülivõrdes nagu tänulik Marisele. Alustame sul rutist pihta, on ju. Rutt, et viis Marisega kokku ja nii edasi. Siis kes iganes on mõelnud kunagi mingeid kaarte teha, siis ma soovitan koostööd Marisega. See on kõik nii sujuv. Maris hoolitseb kõige eest otsast lõpuni, nii et on nagu eriti mugav kõiki asju organiseerida. Isegi see, et kui ei tule meelde mingid asjad, siis ta tuletab meelde. Ja nii lihtsalt ongi, need kaardid on imemõnusad, sellised armsad. Kuidas kaarte kasutada on see, et seda saab mitmed moodi kasutada ja kui sina mõtled üldse oma versiooni välja, siis anna ka teada või jaga oma kanalil kuskil seda. Ehk siis, kui sul on seltskonnas inimene ja piisab siis sünnipäevast teada, siis vaikselt niimoodi vaatad seda sünnipäeva, et mis on ta plussid, mis on ta miinused. Aga kaardipakk ei räägi konkreetselt sellest inimesest, pea siis seda meelest, sest inimesed sisaldavad ju kõik ikkagi väga palju numbreid. On ju, see on ainult sünnipäevast, mis see sünnipäev sulle annab. Ma teen toas, ma vaatan toa poole, et ma teen mingi hetk siis toas nendes kaartides ka teile sellise video. Täna on meil väga huvitav külaline tulemas, podcasti külaline. Varsti saame kokku, nii et panen teile selle üles siis täna juba päeval. Vaadake kui huvitav, kaamera on siin, kui ma praegu vaatan, aga tahaksin vaadata kogu aeg kuhugi sinna. Võt, ja see ongi see YouTube'i maailm, üldse kaameratega. Ja sina, kes sa kardad endaga siin videot teha või sul on näiteks selline meistriklass või mingisugune töötuba, kus kohas sa pead videot tegema, siis kuule, hakka tegema, see on täiega chill. Ma mäletan Kai Oja mentorlusprogrammis kunagi olin. Ma oli Kai Ojaga hakkas pihta ja seal oli see ülesanne, et tee endast video 1 minut kestev või mingi selline, issand kui hirmus see oli. Ma siis mitte kunagi ei arvanud, et ma hakkan siin niimoodi teiega lustima kaamera ees nagu päriselt. Ei, kindel ei. Näost punane, tatti jookseb seda niimoodi selline, higi on kogu keha peal, et saaks lihtsalt selle vaatad, kuidas minutid jooksevad, vaatavad kähku saaks see minut täis. Praegu ma teiega juba siin mingi 17 minutit lobisend. Ja vaatan kodu poole ja siis mõtlen, mis ma veel räägin. Ega ma ei peagi rohkem midagi rääkima. Nii nagu podcasti külalistele ka, et ega bussi ma ei pea mitte midagi. Rossi jookseb. See on kihvt, ma vaatan siit kaamerast mööda, et nad tulevad, ma saan teile siit näidata. Jookseb, näed, Rossi tuli mind otsima. Emme, kus sa oled? Tere. Tuli. Ai, kui nunnu näide siin ta on. Emme laps. Aga Lussi, see, kes arvab, et ta kõige rohkem mind armastab, siis tema lihtsalt hoiab oma pappusid kuivana. Käis ühe ringi ära ja tema on selline printsess. Tema nüüd seal ootab, millal ma koitsa tulen. Rossi tuli siia ja meil oli üks buss paistes. Näita Rossi. Rossu. Täna on täitsa nitsivo. Väga ilus. Tal oli üks silmiga täitsa selline väike hiinakas. Naljakas oli. Okei, ega see midagi. Nii, külaline tuleb täna. Kaartidest teen teile ühe video. Eile alustasin ühte sünnikaarti imearmsa naisega, aitäh sulle. Ja teid on siin päris mõnusalt järjekorrast. Ja kusjuures tegelikult tahangi ütelda, et need suulised täispaketid lähevad sinna juba aprillikuusse. Siis järgmine aasta aprillikuu. Et kui te tahate kiiremini, siis ma soovitan võtta seda kombot. Kombo on siis see, et see on kirjalik analüüs konkreetselt ainult sinust. Ja siis on videokohtumine. Peale seda ma vaatan siit vahepeal üle, seepärast et memm kadus ära ja ma ei näinud, et kas ta läks tuppa või mitte. Tavaliselt ta navigeerib tuppa. Vot, et siis komboga läheb arvatavasti, näed, tuli jälle ukse peale. Komboga läheb mingi 2-3 nädalat. Tegelikult 2 nädalat, 2 nädala sisse mahub see, et kirjaliku saab teile ära saata. Ja siis videokohtumine tuleb peale seda, kui sa oled selle enda kirjalikuga tuttavaks saanud. Seepärast, et siis videokohtumisel saate väga palju asju küsida mu käest. Seda, mis meelde tuleb, saab üles kirjutada. Ja mõnel on see probleem, et aga edukuse koodi tahaks veel saada ja siis tahaks suhte kohta saada. Vot siis seal videokohtumisel ma räägin teile kõike. Edukuse kood on sissejuhatus sinu sünnikaardile. Ja.
vot, nii ongi. Kuulge, tšau kakao, 20 minutit. No on ikka, kuule, mega. Noh, egas midagi. Vaatame, kas Luik on veel siin. On. See on hea märk, Luigil on väga turvaline meiega. No vaata, ma lõpetan niimoodi siis. Kas ma saaks selle suuremaks teha? Ei saa, kui ma filmiksin teistpidi. Ma küll lubasin, teate teile ükskord, ma tulin juba tagasi, vaata. No on ikka siputis. Ja, et lubasin jah mingi aeg lihtsalt pannagi kaamera siia selle looduse peale. Oi, vaadake. Ma ei saa seda suuremaks, ta sirutas tiibasid. Täna hommikus sõime, siis me siit aknast vaatasime, kuidas ta läks siia. Ja siis ta sööb niimoodi, et ta läheb, nokk läheb vette ja siis Peppu on üleval selline nagu hästi lahe on vaadata ja jälgida. Ja, eks siis mõtlesin jah, et lasen teile sellise videopoisi, et lihtsalt panen kaamera siia ja saate lihtsalt seda rahu ja vaikust nautida, eriti linnakäras. Vot, sellist värki. Mõtlesin, kas peaks veel äkki ühe asja ütlema, et sügise poole olen rohkem pealinna kandis siin Soomes ja siis Eestis ka suht aktiivselt. Et kui kellelgi tekib siin vestlusõhtu ideesid, andke teada. Sest nüüd sinna oktoobrisse jah, Jaanikaga teeme sündmuse, sinna tuleb veel mingeid huvitavaid asju. Ja 30. oktoober ja 1. november on siis Saka kultuurikeskuses see Rutt Pukmanni korraldatud asi. Huvitav, kuidas mul vahepeal nagu ma mõtlen ühte ja siis ma mõtlen teist ja siis ma räägingi teile niimoodi sirgiti-sorgiti. Siis ma vaatan juba memme. Memm tuleb. Okei. Ma olen jälle memmele vastu. Näete, 2 minutit läks ludinaga. Okei, võt niimoodi. Siin nüüd lõpetame niimoodi.